Tervist, minu nimi on Kristjan Kiis. Soovin sulle järgmiste minutite jooksul anda ülevaate, kuidas sina saaksid selle kiire elutempo juures hoida oma tervise korras, olla rõõmsam, tervem ning tunneksid ennast hästi. Usu mind, peale selle video vaatamist oled sa palju teadlikum oma tervisest ja kuidas seda hoida. Oled sa tundnud hommikuti või pärastlõuna väsimust, sul ei ole piisavalt energiat, et asjadega toime tulla, tunned sageli vajadust maiustada või näiteks tunned vahel stressi, võib-olla sul on probleemid liigestega. Kui sa vahel natukene liialdad napsuga, siis sul on tugev pohmelus. Mina olin eelnevalt kogu aeg peale õunasööki väsinud ja mul olid liigestega probleemid. Ma ei jõudnud sageli kõikide oma päevatoimetustega valmis, kuna mu mõtted olid mujal ja ma lihtsalt ei jätkunud piisavalt energiat. Ma olen märganud, et mõned minu sõbrad kogu aeg säravad ja neil jääb energiat alati üle. Kui aus olla, siis ma ei mäleta, millal nemad viimati haiged olid. Ja nad jõuavad kõikide päevatoimetustega alati ühele poole ja neil jääb energiat veel ülegi. Peale korralikku napsutamist ei ole neil enesetunne väga halb. Uurisin, et mis on nende saladus ja nad ütlesid, et võlu seisneb ühes lihtsas tegevuses, mida järgides on võimalik ennast tervena ja rõõmsana tunda. Sõbrad ütlesid, et nende valik oli lihtne. Nad küsisid enda jaoks ühe lihtsa küsimuse, et mis kasu on tulevikul, kui sul ei ole tervist. Nii võtsin ka mina enda jaoks vastu otsuse, mille üle olen tänaseni väga uhke. Ma järgisin nende tegevust ja nüüd on minu energiatase tõusnud. Mul ei ole hommikuti ega peale lõunasööki enam väsimust, minu liigesed ei valuta enam ja ma jõuan iga päev aina rohkem tehtud. Minu energiat jätkub veel õhtuni ja kui me siinkohal oleme ausad, siis uskuge minu juttu, et see, millest ma siin räägin, on suunatud sinu tervise heaks. Mis siis on see saladus, mis aitab inimestel hoida oma tervist, olla rõõmsam ja energilisem? Enne, kui me selleni jõuame, tahan ma sulle rääkida lühidalt, mis toimus kunagi, mis toimub igapäevaselt siis meie ümber, et sa teaksid. Kujuta nüüd ette, et sa oled poes, ostad tomatit, siis enamasti see ei ole tomati maitsega. Kui sa ostad kala, liha, juur või puuvilja, siis need on kõik eelnevalt töödeldud, mis tähendab, et need toiduained on kõik kaotanud suure osa oma toiteväärtusest. Ma usun, et sa oled teadlik, et tervislik toitumine on äärmiselt oluline, et ennetada haigusi ja elada tervena ning teovõimelisena. Kuna me ei saa oma toidust kätte enam nii palju olulisi vitamiine kui näiteks 60 aastat tagasi, siis on mõistlik leida võimalus, mis annaks sinu kehale kõik need puudu jäävad vitamiinid ja mineraalained. Mul on sulle üks küsimus. Millal sina viimati võtsid oma aiamaal kasvanud kapsa või porgandi ja valmistasid sellest tervisliku toidu? Kas sa juba teadsid, et väga oluliseks toitumisprobleemiks on organismi poolt mittesünteesitava omega-3 rasvhappe vähene tarbimine? Omega-3 aitab siis tõhusalt ennetada südame-veresoonkonna haigusi, infarkti, luu õrenemist, pahaloomulisi kasvajaid ja palju teisi ohtliku tervisehäireid. Kas sa teadsid, et südame- ja veresoonkonna haigused on Eestis suurimaks eluaastate kao põhjuseks? Igal aastal registreeritakse üle 80 000 uue juhu ja need on peamiseks surmapõhjuseks. Lisaks on 85% rahvastikust omega-3 rasvhapete puudujääk. Rasedad ja imetavad emad saavad alla 18% lapse tervisele vajalikke omega-3 rasvhappeid. Nii nagu sportimine on saanud populaarseks, nii ka tervise eest hoolitsemine ja toitumine on iga aastaga tõusev trend, mis aitab sinul olla tervem, kui sa ainult seda ise soovid ja pidevalt enda toitumist järgid. Tänu korralikule toitumisele on sinu nahk korralikult niisutatud, pehmem, tervem ja ei vanane nii kiiresti. Sinu juuksed, küüned ja hambad on terved ja tugevad. Sa saad aidata oma kehakaalu normis hoida, sul ei teki nii palju allergiat ja korralik toitumine vähendab ka akneid tekkimist. Vanasõnagi ütleb, et terves kehas terve vaim. Minu sõbrad ja nüüdsest ka mina kasutame igapäevaselt toidulisandeid. Kui minule sellest kõigepealt räägiti, siis ma ise toitusin korralikult ja ma arvasin, et ma saan kõik vajalikud vitamiinid toidust kätte. Ma lihtsalt ei uskunud neisse. Aga hiljem pidin endale tunnistama, et üks asi on mitte uskuda jõuluvanasse ja teine asi tervislikku toitumisse. Ma lihtsalt ei olnud piisavalt teadlik toidulisandite kasulikkusest. Ja nagu ikka teevad inimesed sellise info pealt ennatlikke järeldusi. Tegelikult on toidulisandite kasulikkus ju teaduslikult tõestatud ja sellel ei ole mitte midagi pistmist uskumisega. Sest vanasti, kui toidulisandeid ei olnud ning toit oli vitamiinirikas, sai inimene toidust kõik vajalikku kätte.
Selle tuginedes arvame tänaseni, et me ei vaja toidulisandeid. Toidulisandid ongi sellepärast tegelikult välja töötatud, et sina saaksid oma tervise eest lihtsamal moel hoolt kanda. Nad lihtsalt annavad väärtust sinu igapäevasele toidulauale. Nüüd, kus sa oled toidulisanditest teadlikum, tahan ma sulle lühidalt rääkida, millised on enam tehtavad vead, kui valitakse või hakatakse kasutama toidulisandeid. Alati vaata, et tegu oleks usaldusväärse firmaga, kes on sellel alal aastaid tegutsenud ja kellel on olemas kõik vajalikud load ja sertifikaadid. Erinevad toidulisandid ei pruugi näiteks omavahel kokku sobida, organism ei pruugi kõike täielikult omastada. Omega-3 peab olema pärit puhtast allikast ja tegu peab olema usaldusväärse tootega. Soomes tehti 2009. aasta sügisel uuring, kus võeti kõik jaemüügis olevad Omega-3 preparaadid ja testiti nende raskemetallide sisaldust. Peale seda kaotasid pooled tootjad oma müügiloa, kusjuures ka need, kes olid televisioonis reklaamiga esindatud. Väga oluline on kasutada toidulisandeid igapäevaselt. Kui sa kasutad neid ainult vahetevahel, siis ei anna see soovitud tulemust. Sa soovid ju olla terve mitte ainult homme ja ülehomme, vaid ka edaspidi. Ära oota tulemusi üleöö. Selleks, et tunda ja näha enda juures muutusi, tuleb ka toidulisandeid tarbida järjepidevalt. Lahenduseks sellele, et sinu tervis oleks parem ja saaksid veel pikki aastaid oma elu nautida, on Soomes välja töötatud toode, mis on tegelikult heaoluteenus. Tegemist on toidulisandiga, kus on Omega-3, multivitamiinid, kaltsium ja D-vitamiinid. Need kõik on meie igapäeva eluks väga vajalikud ja saadetakse väikeses karbis otse koju. Paljusid toidulisandeid tohib süüa ainult 21 päeva ja siis peab keha puhkama. Minu poolt soovitatud toidulisandid sisaldavad organismile vajalikke aineid natukene alla päevanormi, mis tähendab, et sinu keha ei muutu laisaks. Et sa saaksid hakata seda toodet regulaarselt tarbima, on sul võimalik sõlmida leping 3, 6 või 12 kuuks, mis tähendab, et üks kord kuus saadetakse koos tootega arve 29,90. Sa ei pea tegema mitte mingisugust ettemaksu, vaid peale seda, kui toode on sulle koju toimetatud, saad selle eest tasuda. Kokkuvõttes teeb see 1 euro päeva kohta. Mõtle hetk sellele. Kas sinu tervis on väärt 1 eurot päevas? Selgituseks võin öelda, et ma tegin ka uuringu, kui palju samalaadsed toidulisandid eraldi ostes ja kokku pannes maksaksid. Ja minu üllatuseks tuli hinnaks rohkem kui 45 eurot. Tarbin ka ise toidulisandeid igapäevaselt ja olen selle tootega väga rahul. Julgen kogu südamest neid ka sinule soovitada. Kui tunned vajadust oma tervise parendamiseks ja hakata kasutama toidulisandeid, anna oma soovist teada, kirjutades aadressile tervisliktoitumine@gmail.com. Kui sa ise toidulisanditest huvitatud ei ole, aga tead kedagi, keda võiks tervislik toitumine huvitada, siis julgelt võid selle video talle edasi saata. Mina tänan kõike paremat sulle ja head tervist!